koos kaasautori. Kuidas ma juba nüüd teha? Tere õhtust kõigile! 8. Ei, 8. See aasta saame. Kui sa oled jõudnud seda laivi siia vaatama, siis tule ütle meile tere. Selleks, et kasutada kommentaariumit ja pista siia mingi süda või pista siia tere või pista siia lihtsalt mingi suvaline märguanne, sest et nii tore on teid kõiki siin näha. Ja ma näen, et esimene tšau on meil eetrisse tulnud Railise poolt, mis on ülilahe, aitäh! Üks tere! Yes, ja Elli ütleb tere! Süda! Okei, hakkab pihta. Tiina ütleb, et meil on mingi põnev sahind, aga tead, sellega on olnud viimasel ajal teemad, viimane paar aastat. Ma panen kõrvaklapi selle heli ja siis kohe saate öelda, kas läheb paremaks või läheb. Testing, 1, 2, 3. Kas on hea? Kas läks paremaks? Nüüd nad peavad reageerida jõudma, sest et meil on siin ajaline nihe. 16. Kuni meie saadame heli eetrisse ja heli läheb läbi kanalite ja jõuab teiselt poolt alla laetud nende juurde ja siis nad jõuavad seda kuulda ja siis nad jõuavad selle kohta kommentaariumisse midagi kommentaari kirjutada. Ja siis meie jõuame seda eetrist lugeda. Nii. Vaatame, kas läks heli paremaks. Ütleme, et läks. Palun. Ma ei oska millegi muu mõtle panema taga. Aga meil on Sigrid siin veel tere öelnud, meil on Jaanika öelnud tere, Helen öelnud tere ja mitte miski ei muutunud. Wow. Oi, 1 + 1 + 2 + Laine, tere. 2 kraadi. Huvitav, mis variandid veel on? Hüppabki. Kuidas me saame heli korda? Kas me saame äkki korraldada minu kõrvaklappidega? Nendel on ka. Okei, me leidsime mingeid nuppe. Mis teevad, et te kuulaksite äkki neid paremini? Ja just läks. Et need nupud ütlevad, et nad võtavad taustahelisid maha ja nad ütlevad, nagu ütleda telesaade. Eetris on Marlen annab veel kubrigas Miia Loretaga. Ja siis ikka läbi sahina. Kas see on aeg Marlenile uus telefon universumit küsida või? Mida? Aga Triin ütleb, et nüüd sai parem. Nii et äkki ikkagi hääl parem peale nuppude vajutamist. Okei, väga hea. Facebooki süsteemid on siis vahepeal muutunud. Seal on mingisugune nupp, mis ütleb, et ta võtab taustaheli maha ja teeb heli paremaks. Me leidsime ta üles, vanasti neid nuppe polnud siis, kui me siin populaarsemad tšikid olime. Emme kuulab. Mida? Mis populaarsed tšikid või? Miia Loreta, kas sina tead, et sina oled põhimõtteliselt videoeetris üles kasvanud? Sa olid 9-kuune ja istusid mul nagu väike juntsu kõrval. Mingi mängisid oma klotsidega, kui emme laive tegi. Nii jah, täpselt. Sa olid 9-kuune, sa olid 1-aastane, sa olid 2-aastane, 3-aastane ja... Ja siis 5 ja siis 4-aastane ja siis 5-aastane, see on, kui ma hakkasin ka Robloxi mängima.
ja ma tean seda, sest et ma panin selle viieks, et kui vana ma olin lõppu. ja no see, et meie heli ja palun, please, ma ei jõua üles-alla ehk siis see, et heli sahiseb ja ragiseb siin meil Facebookis, see on meil üks kala, aga teine kala on veel palju suurem kala. Ja teine kala on see kala, et ma ei saa enam Turbiini grupis laivi tulla. Sellepärast, et seda live nuppu seal grupis lihtsalt ei ole olemas. Ja ma tegin täiesti uue grupi, et testida ja ka täiesti uues grupis, kus ei olnud mitte kedagi peale minu iseenda, live nuppu mul pole. Seega võib-olla ma olen saanud Facebooki küljest mingi märgi, et mind ei saa eetrisse lasta, sest et ma toodan 2-tunniseid laive, mis ma jätan ajaloos alles. Ja siis nad võib-olla nagu ei eelista enam, et ma nii palju siia sisu teeks. Seega see on siuke huvitav koht, et ma ei saa tulla oma pesas, oma salagrupis Turbiinis laivi, et rääkida, mis mul läheb ja mis toimub. Seega ainus koht, kus ma saan laivi tulla, on minu isiklik Facebooki leht. Aga see on nii keeruline koht, sellepärast, et nagu isiklikul Facebook gruppi, nagu mitte grupis, isikliku Facebooki lehe peal leiduvad inimesed, keda ma tean nagu mis asja, kus kohast, erinevatest keskkondadest. Seal on nagu inimesed keskkoolist, seal on lapsepõlvesõbrad, seal on ülikooliaeg, seal on suvalised tuttavad, seal on inimesed, keda ma pole kunagi näinud, aga nad on kuskilt mind jälgima hakanud, seega nagu seal pole mitte mingit filtrit vahel nagu, kelleni see info jõuab. Ja selle võrra on olnud mul nagu eetrisse tulemine väga-väga keeruline. Usu, sa oled nagu... et kuidas ma siis nagu tulen nagu nüüd oma isiklikule lehele siin nagu rääkima tere, kuidas mul läheb. Et ma ei tea, kuidas me jätkame selle kohaga. Kui me tahaksin veel rääkida, siis mismoodi me seda lahendame. Aga praegu mul igastahes ülihea meel siin olla. Mul on teid nii tore näha ja mul on väga kahju, et see siis on. Võib-olla me peame üldse üle kolima kuhugile. Võib-olla me kolime üle. Öelge mulle, kus me kolime üle. Kas me peame minema Instagrami, hakkame seal laivima. YouTube laivi ma olen proovinud. See nagu ei meeldinud mulle üldse. Ja mulle ei meeldinud. Ei meeldinud. No ma varsti teen seda ka. Sina teed ka varsti YouTube laive. Ja et Mia Loretal on muidu oma YouTube kanal, kes tahab jälgima minna siis Miss Loreta, MS Loreta. Ja sul on seal juba mingi 50 inimest, jah? Jaa, 54. 54 jälgijat. See on umbes sama palju nagu meil siin praegu, 55 on praegu laivis. Ekspress. Nii, aga meil on siin mõned tered veel tulnud. Laine, mis sai viimasena tere. Ma ei tea, kas Riinu juba sai tere. Liina on tulnud, jess, nii äge. Kristina, siis Annika ja Triin ütles meile juba enne ja Helen, Anneli, Hanna, Marleen, Ave. Kui tere. Kristi, Grete, Jaanika on öelnud, et ma nii sära, kui meie oleme, kes teab. Aitäh. Ja näe, Kerli ütleb, et born to be a superstar. See vist käib sinu kohta. Hey, I thought he was a superhero. Mis asja? I thought he was a superhero. Marit. Okei. Testime siis ilma klappideta, kui see midagi ei muutud. Sul on õigus, Tiina, aitäh. Grete ütleb, no niimoodi tulebki rõõm näha. Ehk siis just kui see vist käib selle kohta, et kuidas ma laivi tulen. Jah, käis. Muidugi. Mia tahaks teile näidata oma uusi fotosid. Sest et me käisime täna poes, sest et me saime aru, et Mia on oma eelmistest fotostest välja kasvanud ja siin on Mia uued fotosid. Ja Mia eelmised fotosid olid väga värvilised ja kirjud, aga seekord ta tahtis olla stiilsem. Ja ta valis enda ühe värvilised. Nii. Grete küsib, et kas saab sellepärast Insta tegema minu laivi näha. Oot, ei tea jah, ma ei saagi nagu aru, kus me siis nüüd edasi nagu hängime selle kõigega, et ma võin ju gruppi, ma tahaks nagu näiteks mingi gruppi või midagi tegema võtta ja siis no ei saa teha, sest et Facebook ei lase mind laivima. Aga
on variant, et me võime hakata kohtuma näiteks Zoomis, sest et ma olen kuulnud, et inimesed on teinud läbi aegade Zoome, kus saab ka kuulata üksteist, nii nagu Facebook Live'is ja tegelikult abilised ja tegelased minu ümber tegelikult on väga palju Zoomi kasutanud kunagi aegade algusest alates vist juba. Aga mina ise ei ole kunagi Zoomis toimetanud väga. Aga siis ma avastasin, et mul on kuskil mingi ettevõtte konto, mille alt läks Zoomi makse. Ja siis ma saan aru, et mul on tegelikult juba vist mitu aastat tegelikult Zoomi konto, mida ma lihtsalt ei teadnud, et mul on, sest et see oli kuskil ära kadunud. Ja siis selle makse tõttu me leidsime selle ülesse. Ja siis see tähendab seda, et mul istub nüüd aastaks ette makstud Zoom, mida võib-olla peab hakkama kasutama. Sest et mis ta seal niisama istub? Äkki see on mingi märk, et on vaja hakata uuesti kokku saama. Aga teeme siis Marleni teeme siis Marleni ja Miia Kastmest telesaadet, et siis me tuleme laivi ja tulen laivi, nii et mul ei olegi midagi täna tegelikult öelda. Emme tuleb laivi, mitte midagi ka öelda, ta tuleb lihtsalt laivi. Jah, Emme tuli laivi lihtsalt sellepärast, et For no reason. Absolutely no reason. Aga selle mitte mingi põhjus taga on see, et okei, Kerli ütleb, et pane siin edasi, aga siis mul on nagu mingi Kerli, ma tahaks siis ka kolida selle laivimise kuhugile, kus inimene saab ise teadlikult valida, et mina tahan näha, mida Marlen teeb. Ütleb, on. Ja siis tal on valik. Versus praegu see laiv on lihtsalt nagu mingi kõigile, nagu kõik võivad selle otsa koperdada. Nagu ma tahan, et neil on see valik, et nagu jah, vajutan sellele nupule ise. Oota, kalli, ma lause pole. Et nagu ma vajutan sellele nupule, ma teen teadliku valiku selle naisega kokku puutuda. Ma teen teadliku valiku selle naise energeetikas viibida kasvu hetkeks. Ma teen teadliku valiku nendeks aktivatsioonideks, mis sellest naisest võivad eetrisse tulla nii mööda minnes nagu lihtsalt tuli. Kats tuli eetrisse. Nii tore. Jaa. Kas me peame rääkima siis praegu mida voodilinadest või? Äkki ma arvan, see on vaja. Jaa. Meil on tõesti täna pesupäev ja ma vahetame täna pesupäev? Jaa. Mis ma ei teadnud? Sest et vaata, siin ei ole lina praegu, sest et linad on kuivad, linad on seal. Nüüd on juba pesumasinast ära käinud, kuivadest ära käinud, lähevad pärast pooltest tagasi. Aga ehk siis ma tulen laivi ütlema mitte midagi. Ja ma tulen laivi vastama sellele, et november-detsember hakkas minu postkasti ilmuma kirju, kus inimesed kirjutavad mulle, Marlen, kuidas sul päriselt läheb. Ja ma ei osanud neile mitte midagi vastata. Ja siis ma tegin sellise mingi katse nagu ala, et okei, ma teen mingi väikse laivi ja ütlen lihtsalt, et ma olen parasjagu inimene ja mul ei ole praegu midagi öelda. Aga see energeetika, nagu ta ei ole peale tükivalt kuidagi mu ümber, aga ta nagu kõnnib, nagu keerutab, ta nagu tahaks öelda mulle, et Marlen, kuule, kas sa paned tähele, et tegelikult sa ei ole enam selle kohta, kus sa vahepeal olid? Marlen, kas sa paned tähele, et sa tegelikult ei ole enam selles augus, kus sa olid? Marlen, kas sa paned tähele, et need asjad, mida sa läbi oled teinud, need on tegelikult tehtud? See energia tahab mulle justkui nagu öelda, et on aeg uuesti tulla nähtavale. Aga minus mingi osa on nagu juba nii ära harjunud sellega, et aga ma ju ei jaga ja ma ju ei ütle midagi ja ma ju ei näita ennast ja mul on meeldima hakanud see, et inimesed ei tea must mitte midagi ja see on nagu nii hea koht see, kus sa saad kellegiga kokku ja keegi ei teagi sust mitte midagi. Nagu lihtsalt, see on nii vabastav. Ja ometigi ma saan aru, et mida iganes see teeb. Kui ma tulen laivi ja ma teen seda Marleni stiilis telesaadet, mis on täiesti sisutühi, siis midagi juhtub. Ja ma ei tea, mis juhtub, aga midagi juhtub. Ja alati on midagi juhtunud.
ja mõnikord on need lennud, mis me oleme koos loonud nende laividega, olnud täiesti ebanormaalselt pöörased. Ja teistel hetkedel on olnud nad nagu jaburalt igavad ja kolmandatel hetkedel on nad olnud täiesti dramaatilised. Nii et nagu kogu maailm kokku. Ja täna ma lihtsalt ei tea isegi nagu kuidas ma üldse seda tegin kunagi, kuidas ma rääkisin või jagasin midagi. Seega lähme siukse vana hea klassika peale. Sina küsid ja mina vastan. Ehk siis hakkame ABC-ga pihta. Ja no las ta siis olla avalik live ja nagu ma panen pärast lihtsalt nagu tekstina juurde, et kuulge, et nagu ikka Marleni puhul selle contentiga, selle sisuga, mis loob kokkupuutumine on kohustuslikult vabatahtlik. Sest nagu ei mingeid negatiivseid kommentaare, ei mingeid nõuandmiskohti, ei mingeid nagu kaasa kaagutamisi selle koha peale, et midagi paika panna selle kohta, kuidas ma maailma näen või mida ma asjast arvan. Sa ei pea seda laivi vaatama. Ja nii on. Ja siis kõik, kes selle peale siin alles on, siis vaatame, mis meil siis looma hakkab. Ehk siis ma saan öelda, et ma olen väga tänulik nüüd iga küsimuse eest, mis sa mulle siia eetrisse suudad trükkida, sest et iga küsimus tekitab mingisuguse avanemise. Võib-olla ma nende küsimuste peale ei vasta nendele üks-ühele nii, nagu sa küsid, aga võib-olla ma saan sealt inspiratsiooni vastata mingi teise nurga alt või nagu läheneda sellele nagu, mul tuli inspiratsioon, ma saan rääkida sellest või teisest või kolmandast asjast. Aga igasugune nagu kaasa aitamine sellest teemast praegu aitab. Ja ma sain siia tulnud. Miia Loretta. Miia Lepik. Näite siis, väga ilus. Selle tüdruku autost tagant. Sa leidsid selle tüdruku autost tagant, või? Jah, oleksin sinu auto tagant. Tõesti. Jep. Aga enne kui ma saan minna edasi. Kui ma oleks privaatselt grupi kaitse all, mida sa jagaksid, mis oleks erinev oma profiili laivist? Ma tunnen, et kui ma olen privaatses grupis, siis ma saan jagada nagu ausalt iseendana, nii nagu ma olen. Kui ma olen avaliku lehe peal, nagu näiteks täna siin praegu, siis siia satuvad trollid. Siia satuvad teise sageduse tegelased planeedil Maa. Siia satuvad 3D inimesed. Ja kui ma satun kokku 3D inimestega ja esindan ise mitmeid sagedusi, kaasa arvatud siis nagu teisi dimensioone, mis ei ole niivõrd nagu füüsilised ja reaalsed ja mõõtestatud nagu läbi mõõdetavate kokkulepitud nagu reaalsuse parameetrite, siis ma lihtsalt olen väga imelik, kui ma hakkan rääkima nagu nendest asjadest nii, nagu ma hakkan rääkima. Ja siis sealt tekib rohkem energeetilisi rünnakuid. Seal tekib rohkem seda, et inimesed hakkavad asjast arvama. Ja see praegu ei sobi mulle hästi, mulle sobib nagu, kui keegi väga midagi arvab. Selles mõttes, et see pole mulle kunagi sobinud, et keegi midagi minust väga arvab. Sest arvamused on odavaim kaup maailmas ja igalühel jagub neid küllaga ja ainus koht, kus kellegi arvamust vastu võtta, on see koht. Et kui sa teed midagi ja ta kommenteerib sinu midagi tegemist, siis küsimus on, kas ta on isegi sama, mis sina parasjagu teed või midagi paremat kui see, mida sa parasjagu teed või ei ole, siis ei ole lihtsalt see koht, kus keegi peaks üldse midagi arvama, sest meil kõigil ongi oma unikaalne viis ennast väljendada ja erinevaid asju eetrisse tuua. Aga ma näen, et mõned kommentaarid on juba küsimustega eetrisse tulnud ja ma olen selle meeletult tänulik ja me lähme sinna juurde kohe, et tšau Lea, tere. Ja mis ma teen praegu edasi, on see, et ma loon siia ühe siukse vahepausi, ma panen korraks silmad kinni, hingan, lähen iseendasse ja ma teen energeetikas paar liigutust, enne kui me jätkame rääkimisega. Ja ma ei saa sulle praegu nagu öelda, mis see täpselt olema saab, võib-olla ma loon kaitsemulli, võib-olla ma loon kõrgema juhatuse kohaloleva koha, võib-olla ma loon meie ühise ruumi, kuhu sina saad sisse astuda, aga ma teen midagi, sest ma tunnen, et see kutsub praegu. Ma teen midagi ära.
seega, kui sa seal teisel pool oled valmis selleks, et Marlen midagi teeb, siis lihtsalt ava oma väli vastuvõtmisele ja häälestusele ja näeme hetke pärast, kui ma teen suu ja silmad uuesti lahti ja võib-olla ma ei pane neid üldse kinni, aga ma pean lihtsalt pausi tegema. Ja kui me ei oleks just Facebookis, siis ma täiega selle koha peal tahaksin panna taustaks mängima muusika, aga Facebookis kahjuks on selline lugu, et kui ma seal muusika taustaks panen, siis ta pärast ütleb mulle, et ma kasutan muusikat, see tähendab, et ta võtab kogu mu heli ära. Seega me jätkame nii nagu on. Siis ma teen veel ühe liigutuse. Ma ühendan meie telefoni ikkagi jupiga tagasi laadmisse, sest et heli on nagu ta on, sahinaga koos, nagu ma tean. Okei, aga lähme siis. Lennuk valmis. Stardipauk. It's been a while. Pikk paus on olnud. Aktiveerin oma loomuliku oleku. Tõusen sagedustesse, mis on mulle loomulik. Tänan kõiki kaasloojaid, kes on antud hetkel selle energiaväljaga juba koostöösse tulnud, sest ma näen teid, Kristel, ma näen sind, Kettu, ma näen sind, Kerli on siin, Lea on siin. Teid on nii palju veel, kui ma praegu kõigi nimesid üritaksin öelda, siis ma enam ei ole võimeline järjega küsima, seega sa tead, kes sa oled, kui sa oled kaaslooja. Grete, sa ütled, et ma peaks tegema oma sõbralistis puhastuskuuri. Mu sõbralist on täis, nii palju kui ma viimati mäletan, seal on 5000 inimest. Ja mu sõbralist ei ole ammu enam olnud minu isiklike sõprade list, see on lihtsalt inimesed, kes on läbi aegade minuga kokku muutunud läbi erinevate kanalite, seega see on selline teistsugune olukord lihtsalt. Kuidas? Ma häälestan praegu oma energia ümber kõrgemasse sagedusse ja loon meile energeetilise ühisruumi, et teistega saaks hakata telepaatiliselt suhtlema lisaks sellele, mida me teeme füüsilises reaalsuses. Seega ma teen natukene oma susser-musser energiatöö. Oh, you're doing your work. Even if you're not know what your work is. Ja, ma teen seda tööd, mida ma ei tea, mis mu töö on. Täpselt nii. Nii on, emme teeb seda tööd, mida ta ei tea, mis tema töö on. That never stops. That never stops. Just see ei saa kunagi otsa. See on uus. Kõige tugevam laeng on praegu südameruumis. Südameruum vajab puhastamist. Jah, parem aitäh. Energeetilise ruumi ja loomine võtab
sa võid seda tunda, aga sa võid seda ka mitte tunda, sa võid seda kogeda oma kehas, sa võid seda kogeda seekundi muutusena. lihtsalt luba endale selle energiaga kaasa kuulata, kui sa tunned, et sul siin on õige. usaldades, lubades. ja teenest välja kõik selle, mis on kogu sulle. lased ankri ilusti maas olla ja lased oma olemusel lihtsalt ülesmäge kerkida ülespoole tette. lihtsalt tõused täies ühenduses ilmaga. ma olen see, kes ma olen. Ja ma loon just seda, mida mina ja ainult mina saan luua. Ja Tiina kirjutab, et korralikud segajad on sul peal, nagu oleksid tuulise mere ääres. Ja püüa segajatest läbi minna ja püüa häälestuda telepaatilisele suhtlemisele. Wow. Shoo. Sagedus, wow, läheb pärast kõrva.
luban sagedusel tõsta. Ma luban oma olemusel tõsta puhtasse kõrgemasse teadvusesse. Ja miks see haigutud on see, et kui ma aastal ühele kommentaari võtan. Miks see haigutud on see, et haigutamine laseb kinni jäänud energeetika ja laseb kehast lahkuda. Võtta. Wow. What? Väga ilus, väga ilus, väga ilus. Kuulge, meil hakkab looma, sest Liis kirjutas just esimese väga põhjapaneva kommentaari, küsimuse kommentaariumisse. Aitäh. Aga lähme natuke veel. Sest et ma näen, et energeetika praegu voolab. Meil on tegelikult väga võimas kaitsemull praegu ümber. Meil on väga hoitud, väga toetatud. Praegu on lihtne. Praegu väga lihtne. Seda kõike läbi lasta ja luua ja voolata. Nii. Kui sa oled valmis kaasa mängima selles ühisloomisruumis niimoodi, et sa oled valmis kommentaariumisse kirjutama, mis sa koged praegu, siis see aitab meil jälle luua tugevamat sidet omavahel. Kollektiiv räägib vastu, siis mina saan omakorda jälle tuua uusi koode ja nii see koosloomine meil siin käib. Sina annad, mina annad, sina võtad vastu, mina võtan vastu, et mõlemad mängime. Lisaks selle laivi nagu vaikiv sissejuhatus eristab seda energeetilist ruumi praegu nendest sagedustest, mis siin ei peaks olema, mille võrra need, kes sellega ei haaku, need väsivad selle vaikiva, igava käed lehvitava laivi jooksulist ära ja annavad alla ja lahkuvad. Seega nagu ikka Marlenile kombeks, nagu aastaid tagasi ka väga paljudes laivides juhtus, et kõigepealt tegeleme puhastusega, umbes 50 minutit tegeleme puhastusega ja siis viimane 10 minutit laseme täiega kanalisse. Aga praegu veel ei saa rääkida. Aga saab tervendada. Praegu saab tervendada. Kui sul on midagi, mida sa tunned, et sul oleks vaja tervendada, kui sul on midagi, mida sul oleks vaja vabastada, kui sul on midagi, millel oleks vaja selgust tuua, siis viska need kõik mulle siia praegu energeetikasse. Ja kui olete julge, siis kirjuta kommentaariumisse. Olete väga hoitud. Vastu võetud ja hoitud. Ja kui sa tunned, et sa ei taha praegu seda anda mulle kommentaariumis, energeetikas annavad nii mõned. Okei, tuleb, juba tulevad. Jap, vaid saame hakkama. Võtan praegu teid vastu. Siin on nii pikk paus on olnud, et inimese minad kõigepealt. Kus tuleb just neid osa. Okei, väga paljudel on maatriksiga mega tugevad liinid praegu. Väga paljud on 3D küljes kinni, 3D-s kinni. Kui sa tunned ennast ära, kirjuta siia kommentaariumisse 3D. Kes tunneb, et on liiga inimene, kes tunneb, et on liiga, kõik toimib liiga loogiliselt. Kellel aeg ei paindu, kellel praegu maagia ei juhtu, kellel on liiga, kõik on liiga ratsionaalne, nagu kirjutada 3D. Leian siis energeetikas kiiremini ülesse.
tänulik sulle väljastajale, aitäh. Et sa siin oled, aitäh, et sa mängid, aitäh, et sa jagad, aitäh, et sa oled. ja kõik teie, kes te tunnete, et olete praegu maatritsist liiga sees, siis kogunete ringi keskele ja kõik teie, kes te tunnete, et te toimetate eelkõige 5D-s ja saate sellega ühendust, siis moodustame teiega välisringi ja 5D välisring aktiveerib oma valgusesambad, aktiveerib valgusesamba ja lükkab läbi südameruumi valguse 3D-sse jooksma. Neile, kes on 3D-s kinni praegu ja vaadake 5D, et teil oleks kindlasti juured maas. Tõmmake oma kaitsed peale, et igalühel on oma isiklikud teejuhid kohal. Ja 3D, kui sa tunned, et sa seal ringi keskel ei jaksa seista, siis viska pikali. Vaata, et sul oleks mõnus energeetiliselt vastu võtta, sa ei pea midagi mõtlema, sa ei pea midagi seletama, sa ei pea millestki aru saama. Sul on ainult vaja praegu taotlusega aktiveerida see tervendusprotsess ja lasta sellel energia nendest praegu lihtsalt läbi juhtuda. Lasta sellel energia nendest läbi juhtuda. Kui 5D ankrud veel on, võite veel lisata kommentaariumisse. Annika praegu kirjutas, aitäh. Kas saab välisringis 3 tükki vähemalt paika, praegu olen mina ja Annika, siis ma leian kellegi veel 5D-s väliselt hoidma ringi. Okei, Tints, sina ka. Mina Katariina, sa veel. Okei, praegu tuleb teie välisringi tuleb abi juurde. 5D ümber on omakorda väline ring valgusolenditest ja valgusdimensioonidest, teie teejuhtidest, meie teejuhtidest, kes meid siia kokku täna või meil on praegu 3-kiviline ring. Mis ma teen? Päris. See, mis ma olen, on päris. See on päris ka siis, kui seda ei saa.
te ei tea, kus te olete, kas te olete 3D-s või te olete 5D-s, siis lase endal olla teadmata, kus sa oled ja luba ruumil muuta vastavalt vajadusele. sa märkad järgmine hetk, kas sa oled tugevas selges seisundis ja sa oled keegi, kes hoiab valguses anda joont ja lubab tervetusel endast läbi voolata või sa oled keegi, kes võtab vastu ja saad mingi hetk aru. Aga kuni sa ei tea, siis ära otsi mõistusega sellele seletust, et kummas sa oled. kuskil on valu, siis püüa minna kogu oma tähelepanuga valu sisse ja hinda sellesse punkti, kus iganes sul valu on. seal on lihtsalt blokeeringud, madalama sageduse blokeeringud toimetavad kehas valudena. Teie, kes teid pisarad jooksevad, siis lase täiega voolata, las puhastub ja kõhuvalu või mingi muu valu, siis vii kogu tähelepanu selle valu peale, valu sisse ja aktiveeri see valus punkt oma kehas kogu oma täie teadlikkusega, nii et sa viid oma tähelepanu sinna, kus valutad ja sa paned selle oma vaimusilmas, oma visuaalis, oma nagu energeetikas, paned lihtsalt selle punkti enda sees niimoodi valgusega särisema. Annika ütleb, süda pitsitab, sisenege sinna, minge sisse. Südameruumi näitas enne ka. Südame kaudu on vaja uut ühendust hakata looma, et süda on kaduma läinud paljudel. Süda on sulgunud. Kätte saadav sagedusena. Kõik, mis olen mina, oled sina. Kõik, mis oled sina, olen mina. Kõik, mis olen mina, oled sina. Kõik, mis oled sina, olen mina. Okei, läksime kuskilt läbi. Väga hea, vau, vau, stopp. Vau. See oli see, et asi läksid tööle. Okei, meil on nüüd 40 minutit. Esimesest puhastusest pääsesime läbi. Inimesed hakkavad, laivis osalevad olendid hakkavad igaüks oma õiget kohta üles leidma. Kõrgenemisprotsessid on käivitunud. Kõhum hoiab. Tervenemise portaal on lahti. Toimub nii füüsiliselt kui vaimselt kui emotsionaalselt. Ilimalt ägedad lõiad on siin koostöös minuga praegu ruumi loonud. Äge on näha, kuidas te olete edasi arenenud koha peal. Mega läbi. Aitäh, kallis ma praegu jätkama. Süda klopib siis lase puhastuda läbi energeetika ja anna sellele mingi
tähendustega hinnangud, lükkad juured tugevalt maasse, jalad alla tõstma maad, vajadusel võtta lonks vett, üritada liigutada ennast, et energeetika saaks kergemini pääseda kõigisse seisma jäänud sokkidesse sinu olemuses. Nendes kui energeetikas kui kõrvaku tasandil. Kus see vahepeal oli? Marlen käis ju uuendas vahepeal. Marlen lõimus. Marlen on teinud oma tööd aastast 2009. Suht peatumatult väikeste pausidega kuni intensiivselt aastal 2022. Marlen teeb pausi. Marlen puhkas. Marlen oli inimene. Marlen tegi seda, mida inimesed teevad. Marlen elas väga lihtsat elu. Marlen tegeles oma suhtega, oma abieluga. Marlen tegeles oma lastega, emaks olemisega. Marlen oli peidus. Marlen nautis. Marlen on palju nurka saanud. Marlen on palju puhastunud. Marlen tegi läbi väga crazy taassünniprotsessi, kus ma suudan tagantjärgi tuvastades aru saada, et mul oli elusügav depressioon. Mul kiskasid ennast lahti kõik minu tervendamata kõige sügavamad tuumhaavad ja traumad. Lapsepõlve traumad. Siis tegelesin nende tervendamise ruumiga, selle lubamisega. Siis mul oli abielu ja suhtekriis. Mõnuga paar aastat jutti. Ja siis mul oli läbipõlemine ületöötamisest. Seega suhtekriis pluss läbipõlemine pluss depressioon. Pluss lapsepõlvehaavade tervendamine. Kindlasti unustasin siin nimekirjas midagi ära. Ja siis mul oli sügav soov planeedilt lahkuda. Ja kõikusin seal portaali äärel. Tegelikult lahkusingi planeedilt 2021 lõpus. Ja mu keha jäi siia, aga hing läks ära. Siis esimest korda ma taitasin, et ma olen oma kehast väljas pool aastat peale seda, kui ma olin kehast väljas olnud. Siis teist korda ma sain aru 1,5 aastat hiljem. Ja nüüd viimane aasta olen enam-vähem nagu ühe suuna peal olnud. Et ma proovin kehasse tagasi tulla uuesti. Ma olen valiku ära teinud, et ma jään planeedile. Ma ei ole selle peale enam pahane, selle eest tänulik. Aga minu kõrgema dimensiooni olemuse tagasilaadimine alles pooleli. Ei ole veel oma puhast olemust täielikult oma kehaga uuesti integreerinud. Ma väsisin ära. Ja ma andsin alla. Ja ma tahtsin ära minna. Sest
et mingil hetkel seda kõike on väga palju. Ei jaksa nüüd enam. Ei jaksa enam kanda seda sagedust, mida ma esindan. Ma ei jaksanud olla enam teistsugune, ma tahtsin peitu, ma tahtsin varju. Täna ma saan olla selline valmis teiega koos ja täiesti rahulikult sisustades öelda, et muusika on juba hästi. Lõpuks ometi hästi. Mul oli nii kaua nii raske reis, et ma reaalselt ise ka ei teadnud, kuidas ma tulen sellest läbi, mis sellest saab. Ja see oli siuke koht, kus mitte miski ei aidanud. Ükski vana tehnika ei hakanud peale sellele seisundile, kus ma olin. Tuli lihtsalt alistuda, siis tuli lihtsalt lubada endal laiali kukkuda. Tervendusprotsessid kõik töötavad teil, isegi kui mina juba lobisen vaikselt, kõik tervendusprotsessi ruumid on lahti. Kerli kirjeldab siin oma energeetika muundumisi, moondumisi, tervendust ja kõik kanalid on lahtimusid, nii et palun nagu, kellel on vähegi praegu midagi vaja, siis viska ainult nagu avatud meelega taotlus siia ruumi ja pista ennast stepstisse lae. Tehnika, mis ma olin varem õppinud, oli väga palju seotud teatud sagedustega. Väga palju inimsageduse tehnikaid, aga ka sellised nagu tehnikad, mis toimetasid ikkagi mingis 5D, 7D maailmas umbes. See koht, mis mind on hakanud nagu praegu paika loksutama, on see, et ma leidsin vist üles, kust ma pärit olen. Ja kui ma olen palju rääkinud, et mul on seosed Pleiadidega, ma tunnen ära endas Lemuuria, väga tugevalt tunnen ära Lemuuria ja Atlantise koodid, siis ma leidsin üles ühe planeedi B. Ja see tuli läbi nüüd alles mingi 6 aega tagasi äkki. Ma ei ütle selle planeedi nime, ma jätan selle praegu kaitse alla, aga selle planeedi sagedus on kõrgem kui 5D või 7D. Ja ma ei hakka ütlema neid numbreid, pole praegu vaja, lasta jääda praegu peitu, et ta oleks minu ja mind võetmas. Aga see andis mulle sügava nagu sellise ülesäratava nagu kolksuga nagu mõistmise, et see, mis ma olen kogenud siit planeedi, on see, et mul tunneb, ma olen tohutult nagu kinni, nagu ma oleks kuskil nagu nii nagu mis mind siis nagu ahistab ja oi, kui palju ma olen süüdistanud selles oma abikaasat, meie suhet ja mingil hetkel ma jõudsin nii kaugele, et ma saan aru, et see miski, mis mind on hoidnud kinni, pole mitte kuidagi pidi seotud kellegi teisega väljapoolt. See ei ole seotud ühegi inimesega ega ühegi suhtega. See, et ma olen tundnud ennast nii kinni, on seotud selle sagedusega, mis meie planeedil on valdav. Et need sagedused, milles me toimetame siin, on minu loomuliku oleku jaoks nii rasked. Nad on nii tahked, nad on nii madalad. Ja kui sa siin laivis minuga koos oled, siis tõenäoliselt on ka sinu juured kuhugile kõrgematesse sagedustesse, sest et sa lihtsalt ei resoneeruks minuga, kui sul ei oleks ühendusi
nagu kõrgema sageduse nagu olemusliku osaga nendes. Ja nüüd sa võid hakata nagu mööda seda redelit siin laivis minuga koos istudes ja see väli jääb lahti, sest et aega ja ruumi tuleb olemas, mille võrra sa saad siia alati uuesti tagasi tulla, saad alati sellesse uuesti sisse lüüa ennast. Et sa võid mööda sageduslikku redelit lubada endal lihtsalt tõusta. Sa istud siin või pikutad nii, nagu sa praegu oled ja sa lihtsalt annad endale loa. Ma tõusen sageduslikult oma loomulikku sagedusse, mis on minu koduvibratsioon, mis on minu hingele kõige loomulikum sagedus, olles samal ajal ühenduses oma füüsilise kehaga ja mõtlen oma füüsilise keha kogemuse selles sageduse tõusus ilusti vastu, lubades oma füüsilisel kehal kogeda, mida ta peab kogema. Sest et kui me hakkame sagedusi tõstma, siis meie füüsilises kehas toimub tohutu puhastus. Minu füüsilises kehas on toimunud viimase paari aastaga meeletu puhastus, mis kogu see emotsioone ma olen pidanud oma sagedusest lahku võtma, välja võtma, lahku võtma, muus sõna veidikene pildab praegu. Proon uut sõnavara, mida pole olemas. Et kui sa annad sellele teise tähenduse, kui sul on raske, anna sellele teine tähendus. Ja ma tean, ma ise seal sees olles, ma ei olnud valmis midagi teist tähendust, mul oli lihtsalt appi, siin on nii rõve, siin on nii paha, ma ei saa, mitte miski ei tööta. Tohutu viha, tohutu paha, tohutu ahastus sellest, et nagu nüüd jäägi sinna kinni. Edasi ei saa, tagasi ei saa, välja ka ei saa. Aga olles praegu selles kohas, kui sa juba oled minuga siin laivis, kui sa oled ka siin laivis, siis kuidas sa muidu nüüd sinu kuuleksid. Kui sa vaatad järgi, aga sa oled ikkagi seal minuga siin ruumis, selles hetkes, kus mina sulle seda praegu räägin. Lase oma hinge sulle praegu näidata, mis on sinu loomulik olek. Kus on sinu kodu? Mismoodi see sulle tundub? Mis sagedus see on? Mis maitse, mis tunne, mis värvid, mis temperatuur, mis olemuslik, tunnetuslik ruum sul tekib. Oh, wow. Ma pean korra sõnadest loobuma, lähen korra sisemaailma ja kui sul on vaja mida suhelda, siis kasuta telepaati. Lähen kohe varsti tagasi, ei tea palju läheb, aga lähen. Ma kuulan oma pea sees olulise mõtte. Ma ei oska lubada seda läbi. Ma ei julge seda rääkida. Seega ma annan selle aega. Võib-olla tuleb mitte kunagi välja. Võib-olla see jääbki alati nii kummaliseks. Ja täiega tahab tulla läbi. Kuulen teda oma pea sees. Ma vaikin. Aga ma ei saa rääkida. Meil ei saa rääkida.
ja mis on hästi lahe, on see, et mulle nagu meeldib nagu pilt sellest, kus ma väiksena mängisin ja rääkisin lolluse keeles. Nagu iga kord, kui ma oma peal kuskil olin 5, 6, 7, 8 aastat meiega mängisin alguse keeles. Ma ei tea täpselt, milline ma lõpetasin, aga mingi maani on mingid tundikad väga selgelt mänginud. Katariina ja ma näen, et teda peetakse tulla mõned sõnad. On hästi keeruline lubada, just hästi keeruline lubada. Kirjeldage mulle, kuidas teil on teisel pool läheb. Kas sa vanemad? Kas sa kogenud? Kas sa kogenud? Kas pildid sulle ilma? Mis on kõvast on? Mis on kõvast? Mis selles koos pildis ruumis sinuga räägib? Juhtumas on. Ma tean, et ma olen natuke loomata. Mul hakkas eelmise aasta lõpus väga tugevalt läbi tulema draakoni energia. Väga pöörane. Siuke, et kuni kruumi sisse või siis oma ühe tuleleegiga lihtsalt hävitab kõik. Kõik, mis ei pea seal enam olema. On väga keeruline olnud läbi lubada, sest et ma jätsin pallitamise midagi tagasi maha, käsin peredeks. See oli väga keeruline vastu, kui draakoni kõigist tegutsi. Siin oli enne üks kommentaar, milles oli salvestatud palve armastada 100% kedagi. Sellel on vastus. Ei saa kedagi 100% armastada, siis mina armastan vähemalt kedagist. Ja iga kord, kui sa lased vahepeal endal kedagi teist armastada, siis tagasi tulles sa oskad seda kedagi, keda sa enne suud nii palju armastada, natuke rohkem armastada. Annika võiks täiega nähtavale tulla. Annikal on tänases laivis mega rollkanda. Ja teile ikka küljest välja, et mõte on Annika Rossi, kes on samuti aktiveerunud ja kanaliks hetkel. Jah, küsin. Teie, kes te küsisite enne küsimusi, kui sa oled veel siin, vaata nüüd sellele küsimusele uuesti peale ja vaata, kas see küsimus on sul alles. Sest ma ei ole praegu tehniliselt võttes võtnud küsimusi ette, et üks lause korraga.
ka energeetiliselt ma olen püüdnud tajuda, mida te küsite ja sellele vastanud. Aga ma tean, et osad küsimused olid veidi spetsiifilisemad seal eespool. Teeme nüüd uuesti selle koha, et kui sul on küsimusi, siis too need siia eetrisse. Siin on siuke koht, kommentaarides. Kuni sul on illusioon, et planeedil Maa sinu eesmärk on olla ainult ühes sageduses, selles ilusas, kõrges hetke sageduses. Siis see saab sul alati käest ära võtta. Me oleme seotud siin oma inimestega. Ja meil on vaja teha ruumi endas ka madalama sageduse olemusele, olles tema vastu teega. Et alati ei jaksa. Et alati ei jaksa olla kõrges sageduses. Et vahepeal me kukumegi illusioon. Aga miks endale pähe? Pähe annad ainult siis, kui sul on endale eeldus, et sa ei peaks sinna madalamasse sagedusse sattuma. Sa oled teinud selle standardi, et sa pead olema ainult 5D's, et sa pead olema ainult valgusolemuses, et sa pead olema pimedussuunis, mis sellest järgmine tasem. Sa pead olema kõrgemas olemuses, sa pead olema mitte selles sageduses, kus sa oled. Ainult sel hetkel on sul hinnangud sellele, et sa oled inimene. Ja see planeet on kogemuse planeet. Ei ole halba ilma head. Siin käib duaalsuse mäng, isegi siis, kui me püüame seda vaadata keskelt võimalikult neutraalselt. Sa annad pähe sellepärast, et sul on nõudmised. Kuidas Tiina ja Annika teevad energiatöö sessiooni siin samal ajal. Püüa vältida seda, et sa kukud alla. See on kõik osa planeedi liikumise protsessist. Kõik tasakaalust. Need, kes ei lenda eriti kõrgele, need ei kuku ka eriti madalale. Ja nagu see on see, miks meil on see laul, et tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt. Sest kokku kõrgelt ja tegelikult mida me kardame? Me kardame sealt ülevalt alla kukkumist. See on see, miks me ei proovi või me ei lähe või me ei tee. Ja tõde on see, et kui sa proovid, siis sa kukud. Ja kui sa teed, siis sa erined. Ja kui sa erined, siis sa saad sealt igasuguseid energiaid. Aga ilusad sagedused ei ole ilusamad sagedused kui koledad sagedused. Heledad sagedused ei ole paremad sagedused kui tumedad sagedused. Olendina olemine ei ole parem kui inimeseks olemine. Helge ja ilus olemine ei ole parem kui kadunud ja 3D's nagu sihituses, kurbuses, valus kinni olemine. Need on kõik lihtsalt erinevad sagedused, millest igaüks loob sulle teatud kogemuse. Ja ainus, mida sa vajad sellel hetkel on, et vaatlejasse tagasi pääseda, on huvi.
vaatehuviga. siin oli enne üks küsimus, mida teha, kui oled väga raskes ajaliinis. see oli natuke teistmoodi sõnastatud. väga raskest ajaliinist pääsed välja sellega, kui lähed iseenda sisse, tagurpidi tagasi ja küsid enda käest, kus sa tegid vale valiku. kus sa valetasid? kus sa astusid rajalt kõrvale? siis sa leiad lekke ülesse, korrigeerid ära ja kõik hakkab uuesti õigele reale tagasi loksuma. küll samm-sammult, sest et kui sa oled juba valede võrku sattunud, sealt on väga raske välja tulla. Vaadates seda, mida ma näinud olen viimane paar aastat planeedil, on väga huvitav, et kui palju inimesed valetavad. see on täiesti müstika, inimesed päriselt valetavad. ja mina õppisin selle ära, sest ma tahtsin kohaneda planeediga. ja see, millise katastroofi valetamine mulle kokku keeras, tõesti ka, oh my god, see oli nagu triggerpunkt nagu kõigiks nendeks jamadeks, mis mu ellu tulid alates 2022 suvest. sest ma olin valetanud seal mingites asjades. siis ma hakkasin kõndima mööda seda paralleelajaliini, millel ei olnud enam tõepõhja all. ja siis kõik tõmbas üles, pasa tõmbas üles nagu kogu Dark Side oli niimoodi eetris, tume pool oli niimoodi eetris, nagu vari oli niimoodi eetris, et oh, vau. mine mööda ajaliini tagasi. otsi üles need punktid, kus sa tegid vale valiku, sest sa valetasid iseendale või kellelegi. ja hakka neid kohti järjest ümber häälestama. hakka neid ümber valima. ja kui sa ei oleks seda valikut teinud, mis valiku sa tegid? siis pääsed uuesti kõrgemasse sagedusse tagasi. siis on ikkagi vaja ümbritseda ennast õigete inimestega. kui neil ei ole ümber neid inimesi, kes laseksid meil kõrges sageduses eksisteerida, siis me kukume. Me oleme kollektiivsed olendid. kui sa oled ümbritsetud ainult 3D tegelastest, siis mitte mingil juhul ei suuda sa üksinda ära hoida oma 5D-d seal sees. ja viis, kuidas ennast toetada, on see, et sa võib üles leida Marlen Annabelli meditatsiooniparadiisi. see on jätkuvalt püsti, istub internetis. mu koduleht on maas, marlenannabell.ee on maas. aga Patreonis Marlen Annabelli nime alt leiab meditatsiooniparadiisi. ja seal on ikka sihukest kuulda. võtad näiteks energiaväljade puhastamise medika, kus on ainult 10 minutit, lükkab kõik pah, niimoodi puhtuks ära. ja seal on see julgus alistuda ja seal on julgus olla looja ja see on rakutasandi tervenemine ja vastuvõtmise koodid vist oli ja usalduse koodid. et seal on täiega palju maagiat. et seal saab teatud sagedusele ligi, milles ma aastaid tagasi veel nagu lõin, et seda kõike, sest et tole, et on päris kõrges sagedus. äkki on see reklaami ikka siia vahele. kui kellelgi on nendesse toetuseks abi vaja, siis olete väga teretulnud meditatsiooniparadiis. või sinna tagasi, sest väga paljud on sellised, kes on enne olnud, siis on ära läinud, siis tulevad lihtsalt tagasi. Okei, me hakkame maanduma vaikselt. Ruum hakkab ennast kokku pakkuma. Just. kõik on nii lihtne.
kõik on nii lihtne. kõik on keeruline ainult teatud sageduses. Ja siis teises sageduses on kõik jälle väga lihtne. Mängi seda mängu, et sa ronid sageduslikku redelit mööda ülespoole. Siis vaatad, et siuksed teeb pups, pea läheb puhtaks ja sagedus läheb. Mis toredaid tegelasi siia laivi satub, et vaatama seda kõike tänu sellele, et ma olen avaliku lehe peal ja neid inimesi ei oleks sattunud siia, kui ma oleks oma grupis. Aga grupis ei saa laivida, sest saab live nuppu. Hea küll Facebook ja siis avalikult. Ma mõtlen, et äkki peaks hakkama uuesti midagi tegema. Äkki peaks uuesti kokku saama. Äkki peaks tegema mõne naisteõhtu. Äkki peaks tegema mõne energiatööringi. Äkki peaks tegema mõne ralli 1-1 sessioone uuesti. Ausõna, kui me nüüd järgmine tiir teeme 1-1 sessioone, siis ma tulen ja lihtsalt vaikin teiega, sest et ma saan aru, et ma olen sageduslik olend ja sageduslik tervendaja. Kui ma võtan maha selle koha, et ma pean midagi võimalt rääkida ja saan lihtsalt minna energiasse ja teha põmm-põmm-põmm seda võtta, siis on väga lihtne. Siis võime teha 1-1 sessioone. Aga inimesena ma neid teha ei taha, ma tahan neid teha ainult olemusena, olendina. Siin tuli see kirst nüüd ära, millest meil enne juba kirjutati. Vahepeal on tunne olnud, et äkki peaks, mis asi tuli lõpuks ära, Annika? Äkki peaks mastermind'i kokku panema uuesti. Et võtta uuesti see füüsilise maailma painutamise loomine ka uuesti enda kontrolli alla jälle. Mõtted, tunded, tegevused, tulemused, klassikaline ABC, sest et ma täiega olen läbi teinud mõlema pooled nüüd. Ma olen olnud see keegi, kes loob teadlikult oma eesmärke ja ma olen olnud see keegi, kes on kõikidest okjadest lahti. Ausõna, tänaseks ma tajun väga hästi, miks mõlemat poolt on vaja ja ma täiega olen valmis hakkama uuesti oma aju kasutama järjest rohkem, et saada eesmärgid paika ja teadlikult suunata asjadest. Ainult lükata, tõmmata, olla kõrgema mina poolt on ikka täielik Aga Annika, mis meil ära tuli nüüd lõpuks? Annika peab mõned tekstid alla panema ja pole tuli energeetiline lahtimurre vist. Ja siis, mis mul veel kuhitab? Mul on siuke tunne vahepeal, et ma tahaks hakata e-maile kirjutama. Lõpuks ometi äkki peaks hakkama e-maile kirjutama. Mina, kes ma nagu iga kord olen selle projekti lihtsalt nagu aia taha lasknud, sest ma kirjutan umbes, ma ei tea, 4 kirja ära ja siis ütlen, et appi ma ei suuda. Kõigepealt energiatöö ja siis võime ABC-d teha, va? Minu. Ma kardan natuke teha neid energiatöö ruumes. Mul on siuke tunne, et ma tulen ja istun ja olen vait seal. Ja ma saan aru, et see ongi väärtus, kui ma tulen ja istun ja olen vait, sellepärast, et ma toimetan sellel hetkel energeetikaga ja ma toimetan telepaatiliselt kuskil teistes sagedustes. Aga nagu mu inimesel on ikka nagu mingi sa lihtsalt lähed lihtsalt oled vait, nagu mis värk on. Aga no ma ei tea, võib-olla tõesti. Mingi rõõm tuleb veel. Issand, teate, mul on lihtsalt nagu nii suur tänulikkus, et teie siin oled praegu, et sina siin oled. Nähes järjest kõiki teie kommentaare, nimesid siin all ja nagu näha, et me oleme alles. Me ei ole kuskile kadunud. See side on nagu siin, see side, mis me kunagi ehitasime sinuga. See on siin. Ja mõnede jaoks ei ole sellist, et nad on alles nüüd mingi liitunud ja leidnud seda nüüd. Tere!
Miia teavitab tekkinud olukorrast. Ma ei ütle neile, mis juhtus, ma lihtsalt vaatasin, mis juhtus. Okei. Anniku ütleb, tuli ära, et äkki peaks. Äkki Marlen peaks. Ja siia lõppu tuleb mul öelda veel siuke asi, et Marleni ja Kaidoga on hästi. Marleni ja Kaidoga on hästi. Ja nad on koos. Ja tundub, et nad on ära teinud selle miski, mis oli võimatu. Et nad on läbi tulnud millestki, millest ei jäänud läbi tulla. Ja siis ma ei tea, kas Kaido tuleb minuga mingi hetk, et istuda koos laivis ja jagada. Võib-olla avalikkus arvab veel mõnda aega, et meil on tohutu kriis, sest et me ei ole käinud update'imas ennast ja neid uusi nagu uuendusi eetrisse toomas. Aga jaa. Kas sa tahad ka tulla Tristan tere ütlema? I'm back. Oh, viska viis. Tule siis ka siia. Tule. No tule, no. Tule. Tule korraks. Nagu, sest pärast siuke. Näita ennast. Näete, see siin on Tristan. Tänaseks. See on Miia, kes ei taha, et Tristan näeb. Thanks, Miia, sa oled ikka nii nõudnud. Kuule. 14. Oh, Sada! Tristan, we need some help. Sada in the room. Ja täna me peame läbirääkimisi teema Tristaniga, et kas lõigati juukseid või mitte lõigati juukseid. Sada läks, tuli siis. Sest te tahate säde ka eetrisse tuua või? Hey, yeah, that's a good idea. Come on, Sada. Saate säde kätte või? See on ikka päris korralikult saanud. Yeah, but it's not good. Lased, et tule näita ennast. Come. Teeme siis juba perekonna laivi. Una on puudu. Una, Ruben ja Issi on puudu. Ja Una ja Ruben Issi on puudu. No. Come on, we'll put it outside. Come on, Steve. Kristjan on ka natukene kasvada jõudnud peale seda, kui te viimati teda kuskil laivides nägite. Tegelikult ei ole must lühem. Ta nagu... Pikem. Ta on must kõvasti pikem. Ta on tegelikult nagu niimoodi. Vahe nüüd läheme. Jah, me pikkuse vahe 10 senti. Midagi naljakas oli, kuidas Emme reaktis, kui ta pani tähele, et Tristan oli pikem. Kas Ruben on kodus? Minu meelest Ruben ei tulnud täna koju. Ruben ei tulnud täna koju. Me vahest õhtuti peame nagu... Kas Ruben on... Ka kodus. Rubenit ei ole kodus. Ei ole. Ruben vanaisa juures. Ruben on vanema ja vanaisa juures. Jaa. Rubenil on seal oma teine pesa. 2 miinus. 3 miinus. 3 miinus. See on okei. Aga... Me läheb tänaseks juba päris hästi, enne ei ole enam nii kriisis, aga enne vahepeal oli. See on normaalsemalt hakata. Jah. 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 Natuke normaalselt. Natuke... Ei, me ei nuta enam kogu aeg ju. Me ei nuta ju enam kogu aeg. No, not anymore. Not in 2035. Not happening in 2025. Jaa, enam ei nuta kogu aeg. Kuulge, meil on ikka kast vaja. See ei ole hea plaan. Sest millegipärast need kassid ikkagi jätkavad arvavad, et neil on vaja lilled minu toas maha jääda. Jaa, üks kass meil oli nii tugev, et sai ühe lille maha, et meil on all entire mess. Kass ajas lille maha mitu korda. Alles su mamma oli. Tema ema. Ma tean, kui ma alati ütlen mamma. Ma ütlen, minu ema. Yay!
ma näitasin sulle energiaminna. Yay! Kristjan täiega toob mingit väga huvitavat crazy't sagedust siia sisse praegu. Täiega lahe. Vau. Et siis kuskil on näha. Hommikul aga kuskil näha tänast. Ma panin omale juusku ja Tiina, mida sa näed tublis? Oopiaid või? Jah. Kuhu sa lähed? Sa viid meid ära ujuma, siis me oleme saanud praegu no vaatame, mis selle saab. Võib-olla on vaatame. Kuulge, aga tegelikult see on hea plaan, et ujuga siis teisi tuppa ja vastu näha. No. Miia Loretta, ma tõmban ise otsad kokku ära. Kas sul on okei? Miks ma istun padja otsas? Sest et padja on mõnusam, siis mul ei tule. Okei, adios. Annan. Juukseid mitte lõigata või? Mul 2 kommentaari või? Et ei lõika Tristan juukseid ära või? Tead, tahab vist veel juustuda või läbi tulla. Mis te veel vajate? Mis te veel teada tahate, mis ma veel pean ära vastama, mida ma pole vastanud või mis me saame veel eetrisse tuua, mis tahab veel oma ruumi ja tähelepanu. Teeme lõpukommentaarid. Teeme aitäh. Me oleme siin 1,5 tundi koos aega veetnud. Mis on see miski, mis pani sind siin olema? Me võiksime teha sellise kiire kommentaariumi nagu sisse tšekkimise, et kas olid kogu laivi, kirjuta kogu laiv või saabusin natuke hiljem või vaatan poole pealt või tulin alles nüüd. Ja viska see 1-2 sõna siia eetrisse, et me näeme, kui palju teist kus osaga kaasas käis. Siis teine koht on, et mis see koos oldud aeg siin sinuga praegu tegi? Mis see sageduses trippimine sinuga tegi? Kuidas sul sellega läks? Kas midagi muutus, kas midagi puhastus, kas hakkas kergem? Tere, Janne-Liis! Ja nii juhtub tõesti, et ma teen täna seda laivi avalikult ja tavaliselt ma teen neid laive salajastes gruppides, aga kuna need grupid võtsib mul live nupu ära, siis ma teen seda Voodoo laivi siin praegu täiesti avalikult. Ja siis mida siin tehakse, väga kahtlane lugu, ma täpselt ise ka ei tea, mida siin tehakse. Aga siin tehakse midagi. Mingi koos asja. Tehakse mingit tervendust, siin tehakse mingit puhastust, siin tehakse mingit toetusruumi, tehakse mingit maagiat. Midagi siin tehakse. On nii vähe. Mõned on olnud otsast peale, mõned on saabunud õigeks hetkeks.
nii toredad kommentaarid. mega rahu on sees, oli seda väga vaja, suur puhastus, enese sisse vaatamine, suunurgad ülespoole, lihtsalt süda, siis rõõm sind näha. ja mega jälle seista külje kõrval selles ringis. hea meel, et saati sind kuulama. Vahepeal lendasin täiega kaasa, nüüd on hea ja kerge olla. Pole sind kunagi näinud nii rahulikuna rääkimas. Aitäh! Sain nii paljust aru, leidsin julgust. Vabastav, rahustav, lahe. Täiega äge trip oli, usaldus, toetus. Süda sai korraliku puhastuse, valu lahkus, murdsin välja illusioonist. Siis mulle siin täiega toetust ja armastust omakorda. Keha sai täiega, mis vaja, võtsin vastu ja midagi veel toimub. Sagedus muutus, koduplaneedi energia kõnetab. Mega. Jannelis on siia saadanud teiselt poolt kosmost ilusti sisse, kirjutab: minuga juhtus huvitav lugu, et Messengeris tõi ette mingi laivi. Mõtlesin, et vaatan ja siis, kui püüdsin aru saada, mis siin üldse toimub, avastasin, et 2 tuttavat ka veel laivi vaatamas. Ma olen hämmingus ikka veel ja ei saa aru, mis point on. Tere, Jannelis, tere tulemast! Aitäh! Oi, need oli kuivad. Saadame kõik tagasi. Aitäh! New patch? Ma ei tea, kas mõni teine on parem, aga me tegeleme sellega pärast, vaata, kas te sööte selle ise praegu ära või tea. Okei, sulle me tead. Kui sa ei ole minuga varem kokku puutunud, siis minu nimi on Marlen Annabel ja mina olen nõid, tervendaja, selgeltnägija, kanaldaja. Nii, kas midagi jäi puudu veel? Nõid, tervendaja, selgeltnägija, kanaldaja. Siis ma olen kõike muud ka. Ja inglise keeles on selle kokkuvõtte I'm a bitch and a witch. Mõnus karamell. No Jannelis, tere tulemast igastahes, et kui oled siia sattunud, ju siis on elul sulle oma plaan. Seda laivi võib alati otsast peale järgi vaadata ja siis selle kõik kaasa teha, sest et aega ja ruumi pole olemas ja energeetiliselt jääb see ruum siia lahti. Nii et alati saab sellesse tervendusportaali uuesti siseneda. Helena arvab, et võib vabalt sinna vaikimise ringi tulla ja et 15 minutit kõigest kohal olnud, aga juba on teised sagedused ja surinad. Vau. Tiina ütleb, see you bitch and a witch. No ma kaalun võimalust. Aitäh teile, musirullid. Nagu ikka, sinu kommentaarid on mulle kütuseks, sinu like, sinu süda aitab sellel energeetikal, mis siia täna vabalt kallatud sai, olla tasakaalus. Kui sa tahad tagasi panustada selleks, et ka füüsiliselt minuni jõuaks mõni toetav nagu energeetiline panus, siis võid liituda meditatsiooni paradiisiga. Seal on võimalik siis mind toetada minu eksisteerimises. Ja ei luba sinna praegu ühtegi uut medikat, aga lihtsalt see on viis tagasi panustada, kui tahad. Ja siis
iga kommentaar hästi vastu võetud ja kui sinuga juhtus midagi sellist, mida sa tunned, et tahaksid minuga isiklikult jagada, siis sa võid mulle kirjutada. Marlen annab veel Kubri Messengeri ja võtan vastu tänuga. Aga teeme siis siit tänaseks selle valguspere kohtumisele joone alla. Ma tänan. Ja siis vaatame, kuidas elu loob, aga mul on siuke tunne, et kohtumiseni järgmisel nädalal. Ja seda on natuke keeruline välja öelda, sellepärast et teada on, et Marlen käib ju nii nagu Jumal juhatab ja Jumal juhatab mõnikord väga keeruliselt. Aga praegu on tunne, et kohtumiseni järgmisel nädalal. Ja siis, mis me võiksime siia päris lõppu veel teha, on see, et kui sa lihtsalt trükid välja aitähi, siis me saame siia aitähi laviini. Ja kui sa trükid välja lihtsalt ühe südame ja sellest täiega piisab. Aga ma olen meeletult tänulik, kui mitte keegi teist ei lähe siit laivist ära nüüd niimoodi, et sa ei jäta kogu laivi jooksul mitte ühtegi märki endast, et tule ja näita ennast kas või ühe südamega. Ja siis uute kohtumisteni siin või sealpool ekraani, millal iganes on õige hetk. Aitäh. Meie täname. Kell on 00:22 ja meil on täpselt 44 vaatajat. 00:2244. Kõige magusamad on need aitähid, kui need tulevad nendelt, kes on ülejäänud laivi vait olnud. Nii ägedid näha siin. Aitäh. Ja täiega võtan hetke, et veel selles energias korra supelda. Ja uute kohtumisteni. Ahho.